BMW lööklauseks on sõidurõõm ja see sõidurõõm on tulnud peamiselt eeskujuliku dünaamika poole pealt. Mõni leiab, et see eeskujulik dünaamika tuleb just tagaveo poole pealt ja see toob jutu teise seeria Active Tourerini. Nimelt on see auto esiveoline ja mahtuniversaal ning selline kombo on BMW puhul esmakordne. Aga see esiveoline auto, mõni leiab, et esiveoline auto ei ole just kõige dünaamilisema juhitavusega. Siinkohal võiksime tuua näiteks võrdluse mehed, sest ega meie ju multitaskinguga kõige teravamad pliiatsid polegi ju, sest et kui mees peab tegema kahte asja korraga, siis ta üldjuhul suudab sellest ühe asja paremini teha. Ja nii mõistetakse ka esiveo puhul, ehk siis kui esirattad keeravad ja veavad, siis arvatakse, et see vedamise pool tuleb paremini välja kui keeramise pool. Aga vaatame nüüd natukene seda autot lähemalt. Kere poole pealt on tegemist kompaktse mahtuniversaaliga ja siinkohal on peamiseks konkurendiks Mercedese B-klass. On ka prantslastel muidugi neid mahtuniversaale, aga nende omad on teisest liigast ja sinna BMW ega Mercedes ei pürgi. BMW teise seeria mootori valik on üsna laialdane ja enam ei näita tagalugil olev number mootori töömahtu. Nimelt 218i tähistuse all on tegelikult 1,5 liitrine bensiinimootor, millel on 100 kilovatti. Ja siis tuleb edasi 220 bensukas ja sellel on 141 kilovatti ja 225i, millel on samuti 2 liitrine bensukas ja sellel on 170 kilovatti. Diiselmootorite valikus on 216 diisel, mis tähendab tegelikult 1,5-85 kilovatist diislit. Siis tuleb 218 diisel, mis tähendab 2 liitrist 110 kilovatist diislit ja siis tuleb 220 diisel, mis tähendab 2 liitrist 140 kilovatist diislit. Käigukastide poole pealt pakutakse kas 6-käigulist manuaali või siis 8-käigulist klassikalist automaati. Veoskeemi poole pealt pakutakse kas esiveolist või siis 4-veolist ja 4-veolist saab üldjuhul kõige võimsamate mootoritega. Ja kuna see auto on ehitatud miniga samale platvormile, võiks olla siin sõidurõõm tagatud. Pagasiruumi poole pealt on BMW keskmine ja siin pakutakse 468 liitrit mahtu ja kui nüüd seljatoed alla klappida, saab selle suurendada 1510 liitrini. Pagasiruumist võib leida erinevaid kotikinnituskonkse, väikseid taskuid ja seljatoed saab väga mõnusalt alla lasta. Tõmbad lihtsalt nuppu ja need kukuvad iseenesest alla. Siin all on ka veel väikene nihukene laegas, kuhu alla midagi peita. Siin on väikene tasku ja siit leiab sellise kummi, kuhu vahele näiteks mõni pudel peita. Ja üldiselt on ka see hea, et tegelikult pagasiruumi põhi jääb siledaks, mis tähendab seda, et te saate näiteks mõne pesumasina ära tuua. Teise seeria Active Toureri tagumist istet on võimalik väga palju reguleerida. Saab siin ette taha liigutada seda, seljatuge saab kaldu lasta ja sellisel juhul on jalaruumi siin piisavalt ja ka pearuumi on siin nii palju, et isegi kui see auto oleks panoramkatuseluugiga, oleks mul pearuumi täpselt nii palju, et pea veel lakke ei läheks. Aga mis siin on miinuseks, on see, et kuna see auto tuleb ka nelikveolisena, on see keskmine tunnel üpris kõrge ja see tähendab seda, et peab hoopis siin jalatarkis istuma, sest et siin vahel on täpselt nii palju ruumi ja sellise jalaga lapsi vast võib-olla isegi ei leia, kelle jalad ulataksid siiamaani. Nii et see on selline asi, et võiks olla nagu sile, nagu teistelgi sellistel mahtuniversaalidel. Üldiselt on siin väga mõnus ja mugav olla ja kogu see salong õhkab ikkagi luksuslikust mudelist, nagu BMW seda tegelikult on. BMW juhi koht on ikka täpselt selline, nagu kõikidel BMW-del on. Kõik asi on juhi poole kaldu ja et oleks siin võimalikult hea sõita, saab ka rooli ja istet väga palju reguleerida ja need istmed on piisavalt sportlikud, et toetavad ka kiirema kurvisõidu puhul inimest või juhti väga hästi. Lisaks sellele olen ma õnnelik, et BMW on lõpuks suutnud piisavalt palju laekaid siia mahutada. Üks nendest on siin, näiteks selle katte peale võib ilusti telefoni panna ja kui te arvate, et see võib siit välja kukkuda, siis lükkate selle luugi üles ja siis saate siia laeka sisse selle panna. Lisaks on siin all ilusti topsihoidja tulemas, mis on tegelikult BMW puhul harjumatu, sest me oleme alati harjunud neid nägema siin käigukangi ees. Siis on siin all veel selline suur laegas, kus on ka veel omakorda USB ja auksipesa.
ja siis on ka veel omakorda reguleeritav käetugi, kus sees on siis telefoni hoidik ja kuhu sisse mahub minu rahakott ka isegi ilusti ära. Kindalaegas on mõnusalt pikk ja siia mahub isegi päris palju asju ära. Ja lisaks sellele on ka veel need uksesahtlid sügavad ja siia sisse saab oma asju peita. Kahjuks on uksesahtlite põhi ikkagi plastikust, nii et kui te siia oma võtmed peidate, siis hakkavad need kolisema. Multimeedia poole pealt pakutakse ikka täpselt samamoodi nagu teistele BMW-dele. Väiksemat ekraani ja suuremat ekraani ja see suur peaks umbes siiamaani jooksma välja ja see jätab natukene ilusama mulje, vähemalt visuaalselt. Muus osas on kõik täpselt sama. Ja iDrive'i nupp on pandud siia käigukongi kõrvale, mis on täpselt samasugune nagu teistelgi BMW-del ja omab täpselt samasuguseid funktsioone. Materjalide poole pealt kasutatakse ikkagi igal pool selliseid pehmeid materjale ja kui võimalik, siis on isegi need pinnad nahaga üle kaetud. Uue asukoha on saanud sõidurežiimide nupp, mis on ka omakorda teistsuguse disainiga ja seda on võimalik siis siit käigukongi eest lülitada ka sportlikumaks või siis ökonoomsemaks. PC-seeria Active Toureriga on sõita ikkagi selline BMW-lik, ehk siis vedrustus on pigem jäigemapoolne, loeb igasuguseid konalusi suhteliselt hästi ülesse, aga samas ei jäta sellist tunnet, et see auto oleks tee peal kuidagi lahti või et õõtsuks või oleks natukene liiga palju rappu. Täpselt selline paras. Rooli poole pealt on niimoodi, et rool annab päris hästi tagasisidet, mis rattad teevad ja vahet ei ole, kuhu poole rooli keerad, auto sõidab täpselt nii, nagu ta peab sõitma. Ainukene viga on ikkagi selles, et kui satud libedama pinnasega tee peale, siis ikkagi tulevad esiveolise auto omadused välja, ehk siis kui natukene rohkem kiirendada, siis ta hakkab natukene paremale kiskuma ja kisub ka natukene otse, ehk siis tekib alajuhitavus. Täpselt nii, nagu esirattaveolise auto puhul ikkagi selline loogika ja liikumine on. Istmed on küll selle auto puhul kõige paremad asjad, mis mulle meeldivad. Siin on väga hea istuda, leiad endale kiiresti mugava asendi ja ka külgtoed on sellised, mis sind hoiavad hästi kinni. Ja isegi kui see külgtoe puhul tekib ka mingisugused probleemid, et te jätte siia sisse natukene lahtiselt, siis on võimalik neid külgtugesid natuke rohkem kokku reguleerida ja sellisel juhul olete siin istmes ikkagi korralikult kinni. Ka see on hea, et rooli saab ilusti sülle reguleerida ja tänu sellele on ka pikemad sõidud üldiselt mugavad. Aga mis siin on ka veel miinuseks on see, et kõigepealt on need piilarid suhteliselt jämedad ja tekitavad sellist pimedat nurka, aga tagumised C-piilarid on suhteliselt jämedad ja tekitavad pimedat nurka. Ja müratase on ka tegelikult selline keskpärane, et oleks oodanud tegelikult BMW puhul tunduvalt vaiksemat autot kui see. Aga üldiselt tegemist on vägagi korraliku sellise luukpäraga, kuhu sisse mahub ilusti teie pere ära, saate viiekesti sõita. Mootorid on üldjuhul jõulised ja võtavad ka vähe kütust. Kahjuks ei saa ma täpselt öelda, palju selle auto keskmine kütuse kulu võiks olla. Praegusel hetkel näitab see auto 7 liitrit 100 keskmist kulu, aga sellega on peamiselt linna sõidetud ja kuna see auto ei ole pikalt minu käes olnud, siis ei oska ma öelda, et palju siit saaks seda kütuse kulu väiksemaks sõita või suuremaks. Nii et kui teil on vähemalt 27 900 eurot ja te otsite endale natukene premiumlikumat mahtuniversaali, siis BMW Active Tourer võiks olla see valik. Aga kui teile see BMW ei meeldi, siis on võimalus vaadata teil ka Mercedese poole ja need 2 sõidukit on tegelikult ainukesed premium margi mahtuniversaalid. Ja kui teile need ei meeldi, siis minge vaadake prantslaste poole ja tegelikult leiate ka Fordi poole pealt midagi.